Valge Maja turvatöötaja, tüdruksõber, kes lasti vannitoas maha ja lugu, mis tekitab palju küsimusi. Nation Wood ütleb, et ta harjutas tühja relvaga päästiku vajutamist, kuid kuul läbis seina ja tappis 22-aastase Samantha MG. Nüüd seisab Wood süüdistuste ees ja me küsime ekspertidelt, kas tema lugu peab vett. Mina olen Anjinet Levi ja see on Crime Fix. Enne kui me selle uskumatult traagilise juhtumi juurde läheme, tahan ma teile rääkida millestki, mida ma viimasel ajal kasutanud olen ja mis mulle väga meeldib. See on rakendus nimega Upside ja see annab sulle raha tagasi asjade eest, mida sa kogu aeg ostad, nagu kütus, toidukaubad ja kaasavõetav toit. Tee nii. Lae Upside tasuta alla. Sa võtad pakkumise vastu ühes nende enam kui 100 000 asukohast ja maksad nagu tavaliselt krediitkaardiga. Siis kinnitad ostu ja boom, saad oma raha tagasi. Ütleme, et mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta. Otsin kõigepealt Upside'i pakkumisi. Kui olen raha kulutanud, ilmub raha minu rakendusse ja saan selle otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Kes siis sellest ei hooliks? Et hakata raha tagasi saama, klõpsa lingil kirjelduses või skaneeri QR-koodi, mida näed oma ekraanil. Ja kasuta meie sooduskoodi Crime Fix, et saada oma esimese paagitäie kütuse pealt iga galloni eest lisaks 25 sendi suurune boonus. Nation Wood on 25-aastane mees, kellel on Valge Maja turvalisuse taust, kuid see ei aita teda juriidilistes probleemides, millesse ta sattus pärast seda, kui tema tüdruksõber suri nende korteris San Franciscos. Ja politsei sõnul tulistas Nation teda ja tappis ta. Nation Woodile on esitatud süüdistus tahtmatus tapmises. 22-aastane ohver Samantha MG lõpetas hiljuti San Francisco osariigi ülikooli. 24 märtsil oli kell veidi enne 23:00. Kui Samantha leiti nende korterist tulirelva haavaga, ta suri haiglas. Nüüd San Francisco Chronicle'i ja San Francisco Standardi poolt viidatud allikate kohaselt ütles Wood politseile, et ta harjutas tühja relvaga päästiku vajutamist. See tähendab päästiku vajutamist relval, mida ta arvas olevat laadimata. Aga tegelikult oli see relv laetud. Ja hiljem liitub minuga tulirelvade ekspert, et rääkida kuivharjutamisest ja sellest, kuidas seda õigesti teha. Ja Steve Wolf näitab sulle ja mulle, kuidas relva tuleks kasutada kuivharjutamisel. San Francisco meediaväljaannete tsiteeritud allikate kohaselt läbis kuul seina ja tabas Samantha MG-d, kes viibis vannitoas. Woodi riigi poolt määratud kaitsja nimetas seda, tsiteerin, kohutavaks õnnetuseks. Aga asi on selles. Nation Wood töötas turvatöötajana. Tema LinkedIni lehel on kirjas, et ta tegi ettevalmistustööd koos USA salateenistusega. Ta kuulus asepresident Kamala Harrise meeskonda ühel üritusel San Franciscos. Nii et kui keegi sellise taustaga ütleb, et ta ei teadnud, et tema relv oli laetud, et ta lihtsalt kuiv harjutas, siis see tekitab küsimusi. Kas oli tõesti õnnetus? Ja kuidas saab ühes toas tulistatud kuul läbida seina ja tappa kellegi teises toas? Me küsime kohtumeditsiini surmajuurdluse eksperdilt, sest kui kuul läbib seina ja tapab kellegi teises toas, räägivad tõendid oma loo. Ja see lugu ei ühti alati sellega, mida ütleb päästikut vajutanud inimene. Neile küsimustele hakkamegi vastuseid otsima. Aga alustame sellest, mida me tegelikult teame. Teisipäeval, 24 märtsil, vahetult enne kella 23, reageeris San Francisco politsei väljakutsele ühte majja 22. Avenue Sunseti linnaosas. San Francisco politsei osakonna andmetel saabusid politseinikud kohale ja leidsid naise, keda oli tulistatud. Nad püüdsid teda päästa. Kiirabitöötajad viisid ta haiglasse, kuid hoolimata nende parimatest pingutustest ta suri. Over. 22-aastane Samantha MG oli 2025 aasta San Francisco osariigi ülikooli lõpetaja, kus ta õppis sisekujundust ja arhitektuuri. Tema LinkedIni leheandmetel töötas ta disainiassistendina sisekujundusfirmas Presidio Heightsis. Samantha Instagram näitas, et tal oli kirg reisimise, arhitektuuri ja disaini vastu ning ta postitas sageli fotosid oma seiklustest, sealhulgas reisist Yosemite'sse koos Nation Woodiga alles eelmisel suvel. Nüüd on tema surmas süüdistatav 25-aastane Nation Wood, kes on samuti San Francisco State'i ülikooli lõpetanud. Ning San Francisco Standardi andmetel kinnitas üks sõber, et Wood ja MG olid suhtes.
MG Instagramis on nad koos, sealhulgas postitus aastast 2025, mille pealkirjaks oli tsitaat "Reisisime, sõime, ehitasime laua ja saime 2025 aastal päriselt täiskasvanuks". see on siis paar, inimesed, kes elavad koos. ja 24. märtsi ööl juhtus selles korteris midagi. San Francisco Chronicle'i ja Standardi poolt tsiteeritud allikate kohaselt ütles Wood politseile, et ta käsitles oma relva. Ta ütles, et ta kuivtulistas. ja nagu ma varem mainisin, tähendab see päästiku vajutamist relval, mida kasutaja peab tühjaks ning seda tehakse sageli päästikukontrolli harjutamiseks või relvaga harjumiseks. aga see relv Woodi ütluste kohaselt politseile ei olnud tühi. Tegelikult oli padrun padrunipesas ja kui ta päästikut vajutas, läks see relv lahti. Cooley, nende samade allikate kohaselt, läbis seina ja teisel pool seina oli vannituba, kus viibis Samantha MG. Cool tabas teda ja ta suri. Nüüd räägime sellest, mis juhtus järgnenud tundide ja päevade jooksul. San Francisco Standardi andmetel teatas naaber, et nägi Abraham Lincolni keskkooli värava juures kõnniteel veritsevat inimest. Politsei pole seda detaili kinnitanud, kuid kinnitatud on see, et Wood jäi sündmuskohale. Tema riigi määratud kaitsja Doug Welch ütles kohtus, tsiteerin: "Sellest hetkest alates, kui see juhtus, ei lahkunud härra Wood kordagi sündmuskohalt ega teinud midagi muud peale selle, et püüdis abi kutsuda." Kui politsei saabus, oli ta algusest lõpuni nendega 100% koostööaldis ja avatud. See oli reedel, 27. märtsil, kui Wood ilmus kohtusse oma süüdistuse ettelugemiseks. Michonne lokaali andmetel hoidis ta kogu protsessi vältel pea maas, mõttes aeg-ajalt näo kätesse. Sellel istungil palus Woodi advokaat Doug Welch kohtul ta vabastada, väites, et ta ei ole põgenemisohtlik, öeldes, et see tõesti tundub kohutava õnnetusena. Ma arvan, et härra Wood teeb kõik endast oleneva, et õigesti käituda. Kuid abiprokurör Alice Wong tõstatas murekoha. Ta märkis, et enne tulistamist pidi Wood lahkuma San Franciscost, et teenida rahvuskaardis. Ta väitis, et see muudab ta põgenemisohtlikuks ning kohtunik nõustus sellega. Ta määras kautsjoniks $300,000 ja seadis tingimused. Kui Wood kautsjoni maksab, peab ta kandma elektroonilist jalavõru, loovutama oma passi, loobuma kõigist relvadest ning olema igal ajal valmis läbiotsimiseks. Tema eelistung on määratud 9. aprillile. Nüüd, mis puudutab süüdistust ennast, tahtmatu tapmine, siis ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistusaktide kohaselt süüdistatakse Woodi Samantha tapmises ilma pahatahtlikkuseta. See on oluline. Tahtmatu tapmine California seaduste kohaselt tähendab tavaliselt tapmist, mis ei olnud tahtlik, kuid juhtus kriminaalse hooletuse tõttu. Selle süüdistusega kaasneb maksimaalne karistus 4 aastat vangistust. Wood ei tunnistanud end süüdi. Räägime nüüd sellest, kes on Nation Wood, sest tema taust on siin oluline. Tema LinkedIni profiili järgi kirjeldab Wood end kui sõltumatut ürituseelse objektiturbe nõustajat. Tema profiilis on kirjas, et ta pakub välisturvanõustamist ja ürituspaiga turvahindamist üritustele, kus osalevad VIPid. Samuti on kirjas, et tal on kogemus objektide ülevaatuste ja põhjaliku koordineerimisega koos USA salateenistusega kõrgetasemeliste valitsusametnike ja suure netoväärtusega isikute jaoks. Valgemaja pressiesindaja kinnitas San Francisco Chronicle'ile, et Wood töötas Bideni administratsiooni koosseisus. Tema LinkedIni profiil näitab, et ta töötas seal novembrist 2023 kuni juulini 2025. Ja tema profiilil on ka foto. Seal on näha, kuidas ta naeratab koos toonase asepresidendi Kamala Harrisega presidendi lennuki ees. Pealkirjas on kirjas, tsiteerin: "Väga tänulik, et mul oli võimalus aidata asepresident Kamala Harrist tema reisil San Franciscos toimunud APEC-ile. See on siis mees, kellel on turvakoolitus. Mees, kes töötas koos salateenistusega. Mees, kes enda sõnul mõistab tulirelvi, juurdepääsukontrolli ja liikumisvoogu. Ja ometi, omaenda ütluste kohaselt politseile, vajutas ta päästikule relval, mille kohta ta ei teadnud, et see oli laetud, olles korteris, kus tema tüdruksõber oli kõrvaltoas. Nii, et nüüd jõuame tagasi mõnede nende küsimuste juurde. Mis täpselt on relva kuivalt päästmine ja kuidas saab keegi sellise taustaga turvatöö väljaõppe saanud inimene sellise vea teha? Sest see, mis tegelikult juhtus, tekitab ka ise küsimusi. Ühes ruumis tulistatud kuul läbib seina ja tabab kedagi teises ruumis. Mida otsib kohtuekspertiisis surmajuhtumite uurija, kui ta sellisele sündmuskohale saabub?
sest kui politsei kohale jõudis, ei leidnud nad ainult naist, kellel oli kuulihaav. Nad leidsid korteri, milles seinal oli kuuliauk Oli kuulihaab. ja üks lugu. Peri Tuleb testida. tuleb tõenditega võrrelda. Selle uskumatult traagilise juhtumi arutamiseks tahan kaasata Joseph Scott Morgani. Ta on kohtumeditsiiniline surmajuhtumite uurija. samuti on The Menuka taskuhäälingu Body Bags saatejuht. Joseph, sina olid esimene inimene, kes mulle selle juhtumi kohta lugedes pähe tuli. Nationwood on Ollie Kate sõnul väidetavalt öelnud õiguskaitseorganitele, et see oli kohutav õnnetus. Ta harjutas relvaga kuiva laskmist ega saanud aru, et see oli laetud. see on allikate sõnul ning ta tulistas oma tüdruksõpra läbi seina, kui too oli nende korteri duši all. kuidas te siis kinnitate, et see on tõesti tõsi? Sest mind hämmastab, et sa teeksid kuiva laskmist, mis tähendab sisuliselt tühja relvaga harjutamist korteris. Jah, ja on väga raske kogu seda infot uurimise seisukohalt kokku panna. Üks asi, mida sa otsid, kui sul on relv, millega on tulistatud. Ja see läbib tegelikult seda, mida me nimetame vahepealseks takistuseks, mis antud juhul oleks sein. Kuul ise ei ole enam oma tavapärases seisundis. Tead, kui sa mõtled kuulile, mis läbib mingit pinda, sa tead, et sellele tekib tõenäoliselt mingi deformatsioon. Ja mis sellele veel lisab, on see, et mitte ainult ei läbinud kuul seina ja tabanud seda noort naist, vaid lisaks sellele Anginette läbis kuul ilmselt dušikabiini seina ja tabas teda. Nii et nüüd on sul kuul, mis läbib kipsplaati, võib-olla tabab seina sees olevat prussi ja siis peab see läbima ka teise poole, mis võib samuti olla kipsplaadiga kaetud ja seejärel läbima dušikabiini sein. Kõik teavad neid plastist paneele, mis sinna sisse käivad või võib-olla isegi mingit tüüpi plaate. See kuul, see projektiil ise oleks nii tugevalt deformeerunud ja kui see kuul tabab keha, siis sisenemishaav ei näe välja selline nagu tavaliselt. Näiteks kui lasta täiesti deformeerumata kuul otse isikusse ilma nennene vahepealse takistuseta. Sellest vaatenurgast vaadates on sisenemishaava füüsiline välimus lahangul üsna silmatorkav. Sa näed seda. Sa näed, et kuul on tegelikult deformeerunud, võib olla pehmetes kudedes ega pruugi olla isegi luud tabanud. Ja sa näed, et siin on veel midagi. See on üks viisidest, kuidas me sellele läheneme. Mis mind endiselt nii hämmastab, on see, et sul on keegi, kes oli ilmselt mingisugune turvatöötaja Valges Majas. See ei tähenda küll, et sul oleks tingimata suur talupoja mõistus, aga sa peaksid teadma, kuidas relva õigesti käsitseda. Ja sai ka see, et sa üldse relva korteris tulistad, isegi kui sa teed tühi lasku, oled sa ikkagi korteris. Ja nii, et sa ei vaadanud, ma arvan, et sa ei kontrollinud relva, et veenduda esiteks, et see poleks laetud. Ja teiseks tead, me räägime ka muudest asjadest, näiteks trajektoorist. Miks sa tulistad relva selles suunas, kus su tüdruksõber duši all on? Nii et kas trajektooril on surmajuhtumi uurija jaoks selles uurimises mingi tähendus? Kas see aitab tõendada kavatsust, seda, kas tegu oli õnnetusega või mitte? Või pole selles olukorras mingit tähendust? Jah, kui minna kõik need aastad tagasi, siis siin on sulle üks vana juhtum, mõtle Blade Runneri juhtumile. Üks asi, mis seal oli vahepealne sihtmärk. Ta tulistas selle relvaga läbi vannitoa ukse. Ma ei tea, kas sa mäletad seda. Ja trajektoor oli selles juhtumis väga oluline osa. Muidugi tead, sa pidid arvestama sellega, et ta kandis oma proteese, aga lisaks sellele jah, mis on siis geomeetriline seos, mis puudutab isikut laskjat võrreldes ohvriga. Kas nad seisid? Okei, kas nad seisid, kas nad istusid, kas ta lihtsalt istus kõrval asuva köögilaua taga ja tulistas juhuslikult?
Kas ta tulistas juhuslikult seina pihta niimoodi või oli ta rohkem püstises asendis, kus ta tulistas alla? Ja siis pead sa seda seostama ka sellega, kus tema sisenemishaav asub. Jällegi, vahepealne objekt selles olukorras võib trajektoori andmeid mõjutada. Sest isegi kui sa tulistad otsejoones, oled sa selle kuuli osa inertsi energiast juba vähendanud, aga sellel on siiski piisavalt jõudu, et kokkupuutel anda surmav löök. Nii et see on väga-väga keeruline juhtum. Mind huvitavad tõesti need süüdistused, mille nad talle praegu esitanud on. Sest ma pean sulle ütlema, Ansete, minu kogemuse põhjal, iga kord, kui ma kuulen kedagi ütlemas, et tegemist on juhusliku tulistamisega, olgu see siis iseendale tekitatud või keegi teine sai viga, ma kavatsen seda juhtumit tõesti väga põhjalikult uurida, ilmselt isegi põhjalikumalt kui teisi juhtumeid. Sest see, mida sa ütled, juba see, et ta kasutab väljendit kuivlaskmine, viitab sellele, et tal on relvadega kogemust, eks. Sest see ei ole termin, mida igaüks tänaval kasutaks. Ja on olemas kuivlaskmise harjutused. Praegu on olemas igasuguseid tehnoloogiaid, mille abil ei pea sa kunagi relvapadrunit panema, et kuivlaskmist harjutada ja saad seda kodus simuleerida. See on lihtsalt kummaline juhuste kokkusattumus. Ja nad on, ma kujutan ette, esitanud talle süüdistuse enne, kui nad on saanud kätte mingisuguseid andmeid. Praeguses etapis, mis puudutab kuriteopaiga rekonstrueerimist, sest ma ei kujuta ette, et nad suudaksid selle nii kiiresti lõpule viia. Võib-olla nad on seda teinud, aga prokuratuur on jõudnud sellise järelduseni. Talle on endiselt süüdistus esitatud. Näeme, kas sellest areneb midagi veel edasi, mis puudutab selle juhtumi süüdistuse raskendamist. Jah, praegu on tegemist tahtmatu tapmisega, aga uurimine jätkub endiselt. Ja ma oleksin väga üllatunud, kui nad oleksid saanud juba mingit tõsist kuriteopaiga rekonstrueerimise andmeid tagasi. Tead, sa arvaksid, et nad oleksid toonud selle 3D asja sisse Faro süsteemi. Jah, Faro süsteemi, et sündmuskohta skaneerida. Tead küll, et nad oleksid sellega väga põhjalikud. Ja siis kunagi ei tea. Ma mõtlen, see võib nüüd olla tahtmatu tapmine. Ja süüdistusi saab alati tõsta. Ma ei vihja, et sellest võiks veel midagi tulla. Ma ei ütle, et jah, see juhtub, aga ma lihtsalt ütlen. Ma arvan, et siin peab toimuma väga põhjalik uurimine, nagu sa ütlesid. Sest faktid, nagu me neid praegu teame, kõlavad lihtsalt väga hullumeelselt. Ja Samantha on surnud ning tema perekond väärib vastuseid. Joseph Scott Morgan, aitäh sulle väga. Pole tänuväärt, Ansinet, alati valmis aitama. Kui sa oled midagi minu moodi, siis sa kindlasti mõtled, kuidas keegi, kellel on turvataust ja teadmised relvadest, võis oma korteris harjutamiseks tulistada relvaga, mis juhtumisi oli laetud. Ma tahan siia kutsuda tulirelvade ohutuse eksperdi Steve Wolfi, et sellest rääkida. Steve, me oleme relva ohutusest palju kordi rääkinud. Ma tahan kõigepealt teada sinu esimesi muljeid sellest juhtumist. Sest mind hämmastab, et keegi, kes oli Valge Maja turvatöötaja, kõrgema taseme turvatöötaja, on oma korteris, mis on üsna väike ruum. Tead ju küll, kuivharjutuse esimene reegel on olla ohutuskohas, veenduda, et relv pole laetud. Ja ta teeb seda kohas, kus ta võiks tulistada seina või kuhugi, mille teisel poolel on tema tüdruksõber. Ma pean küsima, mida sina sellest arvad? Üldiselt tähendab ohutu koht kuivalaskmise jaoks või nagu mulle meeldib öelda, kuivlaskmine pärast relva tühjendamist, sest relva tühjendamine on selle esimene samm. See oleks lihtsalt koht, kus teised inimesed sind ei näe. Nii et kui keegi aknast sisse vaatab, ei tundu, et sa tulistad kellegi pihta ja keegi ei kutsu politseid. Nii et iga koht võib sobida, kui see on privaatne ruum. Aga muidugi on esimene ja palju olulisem probleem see, et relva ei olnud tühjaks tehtud. Relva tühjendamise protsess on tegelikult üsna lihtne. Ja iga kord, kui sa võtad relva kätte, kas teed selle tühjaks või kontrollid, kas see on laetud. Sest sa kavatsed seda kas kaasas kanda või kasutada. Seega tahaksin sulle Angete demonstreerida, kuidas relva ohutult tühjaks teha.
ja ma näitan seda sulle 2 erineval relvatüübil, revolvril ja poolautomaatrelval. Kas see sobib sulle? jah, see sobib mulle. ma arvan, et see on väga oluline, sest seda peaks igaüks igal ajal tegema. Sest relvade esimene reegel on ju see, et kõik relvad on alati laetud, eks? seega ei tohi sa kunagi relva kellegi poole suunata, isegi kui arvad, et see ei ole laetud. õige, kõik relvad on alati laetud, see on esimene reegel. Seega pole mingit vabandust mõelda, et ma ei arvanud, et see oli laetud. Kui sa pole ise isiklikult kontrollinud, siis on relv laetud. See on lihtsalt selle seisund. Lubage mul teile näidata, kuidas relva õigesti tühjaks teha. Alustame väga lihtsa relvaga. See on revolver. Kui me võtame relva kätte, siis võtame selle raamist, kabast, käepidemest, kuidas iganes inimesed seda nimetavad, aga sa võtad selle siit. Sõrmepäästikule ei panda. Ja sa hoiad relva suunatuna ohutusse suunda, kus pole inimesi vähemalt 5 kipsplaadikihi kaugusel, eks. Järgmine samm on avada. Siin trümmel. Ja kui sa avad trumli, siis hoiad relva oma vasakus käes. Ja sa näed siit, et seal sees on laetud padrunid. Siis võtad relva ja kallutad selle ülespoole. Laskemoon kukub välja. Ja siis aktiveerid siin väljatõmbaja varda. Tuume selle hästi fookusesse. Vaatame. Okei. Kui sa väljatõmbaja varda välja lükkad, näed, et see lükkab välja kõik alles jäänud padrunid. Ja siis kontrollid trumlit visuaalselt, vaatad läbi ja peaksid väga selgelt nägema, et seal pole midagi. Sa peaksid nägema 6 tühja kambrit või 5 tühja kambrit, olenevalt relvatüübist. Ja sel hetkel on relv ohutu. Seni, kuni see on sinu käes ja sinu kontrolli all. Aga mis saab sellest laskemoonast, mille me just välja kallutasime? Paljud inimesed harjutavad lasketiirus käies relva laadimist, nagu peabki. See tähendab, et sul tekib teatud lihasmälu, mis ütleb sulle, et sa peaksid laskemoona relva panema. See on lihtsalt midagi, mida oled harjutanud tegema. Võta laskemoon, mille oled relvast välja võtnud. ja Siin. liiguta see teise kohta. Pane see teisele lauale teises toas. Ja nii ei ole tõenäoline, et treeningu ajal kasutad sa seda lihasmälu, mis ütleb sulle relva laadida. Nii et nüüd on sul nii tühjendatud relv, siin sees pole midagi, ja sul ei ole toas laskemoona. Nüüd saad sa sulgeda trumli ja nüüd oleks ohutu selle relva päästikule vajutada. Ja sa võiksid harjutada seda, mida nimetatakse tühjalt päästmiseks, mida ma hakkan nüüd alati nimetama ohutuks tühjalt päästmiseks, sest esimene samm on relv tühjendada. Ja siin saad harjutada. Tühjalt päästmine on tegelikult väga oluline osa tulirelvaga osavaks saamisel. Tegelikult võid saada tulirelvaga osavaks nii, et võib-olla ainult 1 7 treeningkorrast on päris laskemoonaga ja ülejäänud 6 on tühjalt päästmine. Aga iga kord, kui sa seda teed, pead relva tühjendama. Anginette, sul oli küsimus. mul tõesti on küsimus. Tegelikult on mul neid paar tükki. Isegi kui see relv, see revolver on kontrollitud, kas sa ütleksid, et tühja päästiku vajutamine, kui relv on tühi, kas seda peaks ikkagi tegema näiteks korteris? ma mõtlen, võib-olla sa eladki seal, aga ikkagi, kui iga relv on alati laetud, see on tulirelvade reegel number 1. Kas sa peaksid seda ikkagi korteris tegema? See on korteris ohutu, kui oled relva tühjaks teinud. Nii et jah, reegel on, et kõik relvad on alati laetud, aga kui oled ise relva tühjaks teinud ja see jääb sinu kätesse ning sinu kontrolli alla, siis loetakse relv tühjaks ja suhteliselt ohutuks, eks. Ühtegi kuuli ei saa välja tulla, sest sees pole ühtegi kuuli. Kui ma nüüd selle relva maha panen, mis see relv siis on? See on nüüd laetud relv, sest see on minu käest ära ja minu kontrolli alt väljas. Nii et kui ma relva uuesti üles võtan, siis iga kord, kui relva üles võtad, teeme selle uuesti tühjaks. Kontrollime üle, et silindrites pole midagi sees. See on nüüd taas tühjendatud relv ja see on ohutu kuivharjutuste tegemiseks. See ei tähenda, et sa peaksid relva inimeste poole suunama. Absoluutselt mitte, eks. Ära kunagi suuna relva millegi poole, mida sa ei taha hävitada.
seega pead teadma, mis on sinu relva ees, kuid see relv ei lase ühtegi padrunit, sest selles pole padruneid. nüüd anna minna. ja ma arvan, et isegi kui sa oled korteris, siis sa ikkagi ei taha seda millegi suunas suunata, kus keegi võib olla teisel pool seina. mis korteris oleks väga keeruline? välja arvatud juhul, kui sa tead, et ma suunan selle oma magamistuppa ja ma tean, et seal pole kedagi. õige, või ma suunan selle tellistest välisseina poole. õige, nii et teine tüüpi relv, mida tegelikult palju sagedamini kaasas kantakse, on poolautomaatne püstol. jällegi, kui ma tahan seda relva kodus tühjalt päästa või kontrollida, kas see on tühi, võtan selle kätte ilma päästikule vajutamata ja vajutan siin salve vabastajat. nii et me vajutame salve vabastajat sisse ja see vabastab salve. kas see tähendab, et relv on nüüd tühi? kindlasti mitte, sest padrun võib endiselt padrunipesas olla, eks? Nagu peabki olema. nii et ma tõmban kelgu tagasi ja püüan selle viimase padruni kinni. ja nüüd, isegi kui ma olen laskemoona eemaldanud, mis on järgmine samm? võta laskemoon. pane see teise tuppa või teisele poole tuba. nii ei ole tõenäoline, et sa selle kogemata üles võtad ja relva laed, sest oled seda tegevust palju kordi harjutanud. olgu, nüüd. Isegi kui me oleme eemaldanud salve ja kõik padrunid padrunipesast, peame tegema visuaalse kontrolli. nii et me vaatame siia, veendame, et salve pole sees ja siis vaatame siia ning kontrollime lukupesa, vaadates padrunipesasse ning näeme, et ka seal pole midagi. sa saaksid tegelikult praegu siia sisse vaadata ja näeksid oma väikest sõrme seal sees liigutamas. vaatame, kas ma saan selle joondada. tõenäoliselt pole ma nii osav. olgu, nii et. ma nägin natuke valgust sealt läbi paistmas. olgu, jah, ja sa võid sinna taskulambi panna ning näed valgust läbi tulemas, sest seal sees pole midagi. nii et kui kauaks on see relv nüüd ohutuks kontrollitud? kuni see sinu käest ära läheb. just nii, kuni see pole enam sinu käes ega sinu kontrolli all. nii et ma võin selle nüüd sulgeda. see relv on kontrollitud relv. nüüd võin selle suunata ohutusse suunda. võin panna sõrme päästikule, võin selle tühjalt päästa. sellise relva mehhanism peab iga kord läbi käima. aga ma saan sellest hea tunnetuse ja saan harjutada sihtmärgi leidmist ning päästiku õrna vajutamist ilma sihikut liigutamata. sa saad teha kõiki neid asju, mida pead selle relvaga osavaks saamiseks tegema. ja siis saad relva käest ära panna. ja mis on relv nüüd? see on laetud. see on laetud relv, täpselt. iga kord, kui ma relva kätte võtan, kontrollin ma seda. siin pole midagi. siin pole midagi. siin pole midagi. õige. nüüd saan selle uuesti kinni panna. relv on kontrollitud, ohutu tühjalt päästmiseks. see ongi väga-väga lihtne protsess relva kontrollimiseks ja tühjalt päästmiseks, olgu see siis revolver või poolautomaat. nagu me varem rääkisime, ütlesid sa, et poolautomaat on tõenäoliselt sagedamini kaasaskantav relv. ma kahtlen selles väga. me ei tea seda relva. me ei tea mudelit ega marki ega midagi selle relva kohta, mida Nationwood tol päeval käsitles. aga ma arvan, et tõenäolisem on, et ta käsitles poolautomaatset relva. ja võib-olla ta võttis salve välja, aga ei kontrollinud padrunipesa. võib-olla just selles ongi asi. väga tõenäoline. õige. ta eemaldas salve, aga unustas, et siin mootoriplokis on ikka veel kütust. sa võid kütusepaagi eemaldada. kui mootoris on veel natuke kütust, saad ikkagi kellegi alla ajada, eks. sama asi siin, eks. sa võid selle eemaldada. kui siin sees on padrun, läheb see ikkagi lahti. ja kahjuks on poolautomaatse relva puhul palju tõenäolisem, et sellest läheb lask lahti. Sest sul on 100% kindel, et padrunipesas läheb lahti. aga revolvriga võtad selle kätte, teed mida? Võtad selle kätte, teed selle tühjaks, eks. nii et revolvriga, kui sinna jäi padrun sisse, siis tead, sul võib olla 1 6 võimalusest, et see läheb lahti, eks. Sest sul on 6 kambrit ja kui kukk langeb tühja kambri peale, siis ei juhtu midagi. aga poolautomaatrelva puhul on laskemoonal ainult 1 koht, kus olla ja see on padrunipesas. ja seega läheb see kohe esimesel korral lahti. nii et ta ei olnud tegelikult kuipäästmise harjutust tegemas. see oli tema päris esimene lask, sest padrunipesas
oli padrun sees. miks on kuiv päästmine üldse hea harjutamiseks? Sest sa ei saa seda tagasilööki. Tead küll, mida sa saaksid lasketiirus laetud relvaga. sa ütled, et seda on hea harjutamiseks teha. Miks see siis nii on? Sest ma arvan, et sa tahaksid harjutada lasketiirus märklauaga ja tunda seda tagasilööki. Tahaksid küll, aga tagasilöök ei ole see, mis paneb lasud märklauale pihta. Õige tehnika on see, mis paneb lasud märklauale pihta. Ja nii saad arendada õiget tehnikat tühjaks kontrollitud relvaga tehtavate kuivharjutustega, mida saab kodus teha. ja tavaliselt tead küll, umbes 1/7 treeningkorras tehakse lasketiirus. Et kinnitada, et see, mida sa kuivharjutustes teed, aitab sul tegelikult lasud märklauale saada. Seega tähendab tabamuste saamine märklauale õiget jalatööd, õiget puusade asendit, õiget kere asendit, õiget õlgade asendit, õiget käte asendit, õiget haaret, õiget sihikute joondust ja õiget päästikukontrolli. Need on kõik asjad, millest saad väga osavaks saada, isegi ilma laskemoona omamata. Tegelikult on olnud terveid politsei väljaõppekursusi, mis toimusid Lähis-Idas ajal, kui laskemoona polnud saadaval, sest riik oli sõjas. Ja nende kursuste lõpetajad said tegelikult paremini hakkama, kui nad lõpuks laskemoona said, võrreldes kadettidega, kes olid iga kord päris laskemoonaga harjutanud. Kuna nad ei kogenud tagasilööki, siis nad ei osanud seda ka ette näha. Ja tagasilöögi ootamine on üks neist asjadest, mis paneb inimesed märgist mööda laskma. Kui ma selle relva üles võtan, mida ma siis tegema pean? Tee relv tühjaks, eks. Vaata visuaalselt üle ja veendu, et siin sees pole midagi. Kui iga kord, kui ma selle relvaga lasen, juhtub nii, siis mõned inimesed hakkavad seda kartma. Nii et vahetult enne lasku suunavad nad relva alla, sest kardavad tagasilööki. Kui sa pole tagasilööki kogenud, avastad, et suudad relva käsitseda seda üldse liigutamata, sest sa ei oota tagasilööki. Ja just see ootamine ongi tegelikult see, mis paneb inimesi mööda laskma. Väga huvitav. Me hoiame sellel juhtumil silma peal, sest tead, kui ma sellest esimest korda kuulsin, siis mõtlesin kohe sinu peale. Sa olid üks esimesi inimesi, kellele ma mõtlesin. Ja tegelikult olin ma üsna šokeeritud, et keegi tegi korteris relvaga kuivharjutusi. Aga nüüd, pärast sinuga rääkimist, ei ole ma võib-olla enam nii üllatunud. Tead, relvade ohutuse kohta on ainult 4 reeglit. Ja selle põhjuseks on see, et me tahame hoida need lihtsad ja lühikesed, et inimesed suudaksid neid meeles pidada, eks? Kõik relvad on alati laetud. Ära kunagi suuna relva millegi poole, mida sa ei taha hävitada. Hoia sõrm päästikult eemal, kuni sihikud on sihtmärgil. Ja ole alati kindel oma sihtmärgis ning selles, mis on selle taga. Kui sa kuuled sellisest õnnetusest, siis tead, et keegi on rikkunud vähemalt ühte ja võib-olla isegi mitut neist reeglitest. Aga kui sa lihtsalt mäletad, et kõik relvad on alati laetud ja sa pead relva tühjendama enne, kui seda mingil muul eesmärgil kui laskmiseks käsitled, oled sina ja teised inimesed turvalised. Katlamata. Steve Willow, aitäh sulle väga. Aitäh sulle väga, Anginette. Nationwood on praegu Kautsini vastu vabaduses. Tal on jalavõru peal ja tema eelkuulamine on määratud 9. aprillile. Praegu ootab Wood oma järgmist kohtuistungit ja Samantha M.G. perekond leinab kaunist 22 aastast naist, kes lõpetas kooli alles eelmisel aastal ja kellel oli kogu elu ees. Ja sellega ongi selleks korraks kõik. Saates Crime Fix, mina olen Anginette Leevi. Suur aitäh, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.